Mõistagi suhtun ma piiblisse kui pühakirja äärmise aupaklikkuse ja lugupidamisega ja mitte üksnes piiblisse ja evangeeliumidesse, vaid ka Bachi teostesse, mis on loodud evangeeliumite põhjal. Minu käes on Matteuse passiooni partituur ja Johannese passiooni partituur. Nii nagu paljudel inimestel on voodi kõrval, öökapi peal mõni raamat või lektüür, mida nad õhtuti loevad. Mina mõnikord nii-öelda jutumärkides kuulan, mitte salvestust, vaid kuulan muusikat seda partituuri lehitsedes. Aga kas ma suhtun nüüd teistmoodi kui katoliiklane? Võimalik, et mõnevõrra küll. Mul on teatud oma vaade Jeesuse Kristuse ristisurmale ja sellest ma olen tegelikult kirjutanud ka paar artiklit ja samuti teinud ühe ettekande Tartu Ülikoolis orientalistika päevadel. Aga see selleks, see oleks pikem jutt. Ma arvan, et õigem oleks see küsimus esitada Bachile. Kuna see paraku vist võimalik pole, siis mul jääb üle vaid oletada. Kuna Bach oli tegelikult väga uuendusmeelne, siis ma ei usu, et Bach pahandaks. Aga kes seda teab? Seda mõtet mul isegi ei tulnud kordagi, et see võiks olla kitarr, sest koraal, mida me siis oreliga või elektroonilise oreliga esitame, see on Ach Herr, das dein lieb Engelein. See on ju 4-häälne muusika, seda on väga raske kitarril esitada esiteks. Ja teiseks, ma arvan, et me ei taha siiski ka nii kaugele minna originaalversioonist. Kuigi elektrooniline, aga orel on ikkagi barokkmuusika instrument olnud ajast aega. Küsimus tekkis tegelikult meil Andres Mustoniniga, et kas me kasutame päris tavalist kirikuorelit või siis elektroonilist. Ja siin on ka puht tehniline probleem. Organist peaks mängima rõdult seda päris suurt orelit ja tekib liiga suur distants ja võib-olla selline, ütleme, sünkroniseerimise probleem, aga sünt asendab seda soundiliselt väga hästi. Päris oreli sound ikka. No ma arvan, et need muusikud natuke liialdavad. Pealegi nad ei ole seda veel kuulnud, kuidas nad saavad rääkida, et see on üle võlli. Aga orel on ju tõesti ikkagi selline võimas, mastaapne instrument. See peab olema natuke valjem kui näiteks flööt või viiul. Aga kõrvatroppe igatahes kuulajad kaasa ei pea võtma. Idee ei olnudki niivõrd lahendada elektrioreliga ja sel korral. Idee on olnud läbi aastate iga kord lisada midagi uut Johannese passiooni esitusse. Kui näiteks esimesel aastal seda esitasime ainult ühe kooriga, siis teisel aastal juba kutsusime mitmeid koore osalema koraalides ja paigutasime need koorid publiku hulka, justkui kogudus laulaks kaasa. Ühel aastal oli idee jällegi midagi uut pakkuda, siis kutsusime ansambli Arsis oma kelladega osalema ettekandes. Ja sel aastal Andres Mustoniniga arutades mõtlesime, et midagi uut võiks ka nüüd olla ja miks ka mitte elektrooniline orel.